Tere hommikust, lõunat või õhtut, mis iganes ajal keegi meid siis täna kuulamas on. Ja täna mul on eriti suur rõõm siin oma armsas India teemalises nii-öelda podcastis või taskuhäälingus elu enne ja pärast Indiat kohtuda sellise huvitava naisega, kelle nimi on Kairit Zavjalova. Ja ma natukene räägin ette ka, et elu on huvitav, sellepärast et Kairitiga me kohtusime umbes täpselt nädal ja mõned tunnid tagasi esimest korda üldse ja ma ei teadnud temast siiamaani mitte midagi. Ja siis lihtsalt jutu sees kuidagi moodi tuli välja, et Kairit on käinud hästi palju Indias ja kui ta mainis mulle sõna Ayurveda iseseisvalt, ilma minuta, siis ma teadsin, et Kairit võiks tulla meie podcasti rääkima. Ja tänaseks ma võin ainult öelda, et Kairit on vaba hing, äge naine, kes on väga inspireeriv ja tere tulemast minu jutusaatesse, Kairit. Ja tere Aet ja kõik Aeda või Aedi, ma ei tea, kuidas sa oma nime käänad, kuulajad ja vaatajad, et mul on väga hea meel ja iga kord, kui ma saan rääkida Indias, siis ilmselt lähevad mu silmad eriliselt särama ja Ayurveda on ka kindlasti asi, mis paneb silmad särava. Jooga oleks võinud ka seal nimekirjas olla ja ma mõtlesingi, kui me selle podcasti kokku leppisime, et kaua ma olen Indias käinud ja tegin väikse arvutuse ja jõudsin numbrini 16 aastat. 16 aastat, see tähendab siis seda, et 2010 hakkasid siis sina käima või 2011 ja? Ja, see oli esimene kord, siis ma läksin oma pojaga, tegin tohutu eeltöö, väga põhjalikult lugesin palju ja uurisin ja ma olin kuidagi väga, väga valmis. Ja tol ajal oli ka mul indialasest boyfriend, kes küll elas Suurbritannias, tähendab siiamaani, kes ütles, et sa oled rohkem hindu kui mina, sest ma tõesti teadsin palju juba eelnevalt. Ja siis sai see pisik külge, sest ma arvan, et Indiaga ongi täpselt nii, et on inimesed, kes nakatuvad pisikuga ja on inimesed, kes isegi ei anna endale kunagi võimalust seda pisikut kogeda. Ja mina olen sellega täiesti nõus, sellepärast, et ausalt öeldes mina ise nagu olen Indias nii palju käinud ja ma olen samas ka terve selle aja jooksul, minu esimene käik oli vist 2013 või 2014 midagi sellist, äkki oli 2013 ikkagi. 2013 november ja selle aja jooksul ma olen kuulnud nii inimesi, kes ütlevad mulle, et oi, nii äge, et sa seal käid ja ma olen ka kuulnud väga palju inimesi, kes ütlevad, et see on mingi kõige uudsam maa maailmas ja ma ei taha sinna mitte kuidagi moodi mitte kunagi minna. Aga kuidas sulle endal see esimene kord või miks sa sinna üldse läksid, et kuidas sa tulid üldse selle peale, et minna Indiasse? See kuidagi see teadmine ja tahtmine ja see kutse ja see tunne, et ma pean sinna saama, oli olnud juba aastaid ja aastaid. Ilmselt algas ka sealt kuidagi siis, kui ma alustasin oma joogateekonda, sellest on nüüd varsti 20 aastat. Neid arvutusi ma ei teinud, ma täpselt ei tea, kindlasti kauem, rohkem. Ja siis kuidagi siis tuli see aeg ja esimene kord läksime niimoodi turvaliselt, nagu ikka turistid lähevad hotelli. Ja sealt siis algas see teekond. Siis järgmine talv me läksime Sri Lankale
Äh, sai kohe selgeks, et see ei ole see. Arvasin, et ta on rohkem India sarnane, aga tegelikult ei olnud ja seal ei, on tore ka. Sri Lanka loodus on kindlasti väärt, et sinna minna. aga midagi, mis on Indias, seda ei ole Sri Lankal. ja siis ma läksin tagasi ja sellest esimesest korrast alates kõik järgmised korrad olen ma tegelikult käinud üksi. väga huvitav, mina olen ka läinud alati vist üksinda Indiasse. Ma olen seal küll kohtunud inimestega ja huvitav, et see Sri Lanka, millest sa rääkisid, et mina 2 aastat tagasi ka mõtlesin, et ma lähen nüüd Sri Lankale kuuks ajaks ja vaatan, mis seal on, aga ta oli tore, aga kuidagimoodi ma sain kohe aru, et see Sri Lanka ei ole just see koht, kuhu mina peaksin kindlasti minema, et Sri Lanka on ikka nii teistmoodi, et ta on nagu natuke India sarnane, aga ta ikka ei ole päris India. On ju? ja täpselt nii, et asjad, mis mulle Indias meeldivad, neid seal nagu ei olnud, et ta oli, ma arvasin, et ta on rohkem sarnane, aga ta on ikkagi päris teistmoodi ja ta ilmselt ei ole see minu koht päris. Ja see on huvitav. Vaata, see on nii huvitav, kuidas need asjad nagu ise sulle nagu kätte mängivad elus, on ju, et sul ei ole tegelikult vaja midagi teha, et kui sa oled tundlik inimene, siis sa tegelikult saad väga hästi aru, mis asi on sulle ja mis asi ei ole sulle. Aga kuhu te siis esimest korda lendasite Indias või kuidas see teekond algas pojaga? Ma tegelikult seda ei mäletagi, kas me lendasime seda ma ei mäleta, kas me lendasime läbi Delhi või läbi Mumbai, aga saabusime me siis lõunakoasse ja, ja lõunakoa üks väike kaluriküla nimega Benaulim oli see koht. ja nii huvitav oli see, et vahepeal ma käisin igal pool mujal, teistes kohtades küll ka kõik lõunakoas, erinevates külades ja jõudsin sinna tagasi ja nüüd viimased aastad olen ma olnud ainult seal. see on midagi, millest paljud inimesed aru ei saa, et miks sa käid kogu aeg sealsamas kohas. tavaliselt ma käin 2 või 3 korda talve jooksul. miks sa käid sealsamas kohas? aga ma sellepärast käingi, et see ongi see koht. mitte see, et teistes kohtades ei võiks ka käia ja selle aasta alguses ma käisin esimest korda Chennais, Pondicherris ja Keralas. Keralasse ma tahan kindlasti tagasi minna, aga kõik need teised kohad ei tähenda seda, et see koht ei ole see minu koht. Okei, väga huvitav. Ja mis seal sinu kohas siis nii erilist on? Räägi natukene, miks sa sinna sinu kohta tagasi, kus see täpsemalt siis on? Ta on siis, ongi lõunakoas väike selline kaluriküla endine. jah, ei, selles mõttes, et kalapüüdmine käib endiselt täie hooga ja hommikuti lähevad paadid merele, üpris sellised traditsioonilised. ja mis seal on? seal on, võib-olla see kõlab kuidagi imelikult, kuna me räägime Indiast, aga seal on rahu ja seal on vaikus ja seal on muidugi India inimesed kindlasti on üks põhjus, miks ma Indias käin. ja seal on see midagi, jah, ütleme nii, et Goa võib-olla ei ole selline päris India, kui me nüüd võrdleme mõne teise kohaga, kus on vähem turiste, kasvõi kui me võrdleme Keralaga. aga just Lõunagoa on hästi erinev Põhjagoast. Põhjagoas ma olen korra käinud ja võib-olla jah, lähen kunagi näitan kellelegi, aga ise ma sinna kindlasti ei lähe, see ei ole minu jaoks. aga,
aga ja seal on kõik nii nagu peab olema ja võib-olla ongi see, et ma lähen nagu koju. Ma kõike tean, ma kõike tunnen, väga paljusid inimesi tunnen, kohti tunnen. Ja ma lähengi tegelikult selleks sinna, et lihtsalt olla ja mitte midagi teha. Ja väga huvitav. See Indias on nagu tundub see kohati nagu selline müstika, et sa lähed sinna selleks, et mitte midagi teha, kuigi seal on nagu nii palju teha. Aga ma ikka jälle ei väsi ennast kordamast, et mina, kes ma olen ka palju Indias käinud, siis mina olen oma kõige suuremaid vaikusi kogenud Indias ja selles kaoses kõige suuremaid puhastusi kogenud Indias, et ma arvan, et see kunst ongi, mida ma ka sinu puhul imetlen, just nimelt seesama seal Indias see vaikus ja see rahu välja nokkida ja välja leida. Ja ma ütleksin, et mina saan küll aru sellest lõunakohast, sellepärast et ma olen üldiselt ma olen ka kohast nagu kõrvale hoidnud, aga viimastel aastatel ma olen muideks just seal samas lõunakohas päris mitu korda käinud, sest et mul on seal tuttavaid ja mul üks Rootsi või üks Soome sõbranna armastab ka seal, issand, see oli äkki Patnem oli selle beach'i nimi, kus ta armastab käia. Ja mina olen tal seal mitu korda külas käinud ja mulle nagu tegelikult väga meeldib, sest et seal ei ole sellist põhjakohale nagu sellist hullu sagimist ja seal saab tõesti nagu lihtsalt olla, seal on seda päris Indiat ja seal on seda turisti ka natukene. Ja seal on nagu, mis on hästi teistmoodi, ongi see, et seal selliseid tavamõistes turiste, kes tulevad nädalaks või kaheks nii-öelda puhkusele, on suhteliselt vähe. Selles külas, kus mina olen, on siis põhiliselt suur brittide kogukond. On neid, kes elavad seal aasta ringi. Ja siis on need, kes tulevad siis, suurem osa nad tulevad oktoobris, novembris ja nad on siis kuni märtsi-aprillini. Nad on käinud seal aastakümneid. Neil on kõik selline oma kogukond, omad kohad, omad üritused, oma selline kommuun. Ja see on nagu hästi tore. Kindlasti on seal väga turvaline. Ma ei ole mitte kunagi tundnud, et üldse Indias ka mujal ma ei ole mitte kunagi tundnud ennast kuidagi ohustatuna või ebaturvaliselt, isegi siis olles üksi reisiv valge naine. Absoluutselt mitte. Ja üks põhjus, miks mulle India inimesed tohutult meeldivad, õigemini neid on kaks. Ja esimene on võib-olla see, et nendes puudub agressiivsus. Igasugune agressiivsus. Et kui ma tulen Eestisse tagasi, siis iga kord ma olen nii kuidagi šokeeritud või ehmatatud sellest, et inimesed on nii kurjad ja inimestes on nii palju sellist agressiivsust ja viha, võib-olla sellist alla surutud pinnal peidus olevat agressiivsust, mida India inimestes ei ole. Ja teine suur erinevus, miks mulle väga meeldivad India inimesed, on see, et nendes ei ole ükskõiksust. Erinevalt eestlastest, kellel ei ole probleemi ükskõiksusega. Et India inimesed on väga tähelepanelikud, väga uudishimulikud, heas mõttes uudishimulikud. Ja mul oli nii tore kogemus, ükskord ma läksin järjekordselt Indiasse ja lennujaama viis mind Bolti juht, kes oli siis Eestis elav hindu ja saime kohe jutu peale ja meil oli nii palju rääkida. Ja siis tema ütles mulle ühe lause, et ma saan aru, miks sa Indias käid ja miks sa Indiat armastad. Et sa võid olla kindel, et kui seal sinuga midagi juhtub,
siis sul on alati ümber inimesed. Kui seal tänaval midagi juhtub, kukud maha või mis iganes, siis sa ei pea muretsema või kartma. Sul on inimesed ümber. Aga siin jah, võib minna nii, et kõik jalutavad mööda, kehitavad õlgu või pööravad pea ära. Selles mõttes ma olen küll nõus, et nad on hästi abivalmid ja kuna nendele lihtsalt ka väga meeldib suhelda inimestega ja nad, kui sa oled ise Indias käinud, ka sa tead ju, kuidasmoodi hindud kohe tulevad juurde, et kust sa pärit oled, mis keelt sa räägid, mis su nimi on, mida sa lõunaks sõid, mida sa hommikuks sõid ja nii edasi. Sellised, need lõunasöögid huvitavad neid eriti, mulle tundub vahetevahel. Aga meil on tõesti see selles mõttes, et ma võiksin ikka ütelda küll, kui ma võrdlen hindusid ja eestlasi, et üks rahvas on külm, teine on soe. Ja see uudishimu on kuidagi minu arust selline hästi siiras ja teine asi, seal on veel asju, me võime India inimestest jäädagi rääkima, mis mulle väga meeldib. Kohati on see naljakas. Alguses oli ta võib-olla selline, mis pani võib-olla natukene silmi pööritama, on nende lapsemeelsus, eriti meestel. Nad on sellised, nendes on sellist mängulisust, siirust. Vaadates rannas sellist pilti, kus sõpruskond mehi tuleb randa, nende rannariietus siis tähendab tegelikult aluspesu, maikasid ja trussikuid. Ja siis nad mängivad liivaga, kaevavad üksteist liiva alla, tegemist on täiskasvanud meestega, naeravad, püherdavad liivas. Et jah, võib-olla meile see tundub kuidagi imelik või kummaline ja eks ma võib-olla alguses ka vaatasin seda sellise pilguga. Aga tegelikult on see äge ja see, et olla see, kes sa oled, teha seda, mida sa tahad ja hoida alles selles tõsises maailmas ja selles tõsises elus seda mängulisust ja lapsemeelsust, et see on nii äge tegelikult. Minu meelest see on hästi suur väärtus, sellepärast et meil on see ikkagi kohati ära kadunud ja üks huvitav asi võib-olla, mis ei ole selle mängulisusega seotud, aga ma ütlen siia veel vahele, sest et seda me ei ole veel üheski saates lahanud või nagu ära märkinud, aga vaata, Indias on ka see, et sa võid täiesti vabalt näha, kuidas kaks meest käivad käest kinni. Ja see ei tähenda sugugi mitte, et nad on paar. Ja, et ei, nad ei ole üldse mitte geid, nad võivad käia käest kinni, nad võivad käia niimoodi kaelakuti, et nad on lihtsalt väga head sõbrad. Aga samas väga okei ei ole ja väga tihti sa ei näe, eriti kui on sellised väiksemad kohad, kus on inimesed kinni rohkem traditsioonilistest väärtustest, ma ei räägi suurlinnastest, sa ei näe väga tihti paari meest ja naist käimas käest kinni või ümbert kinni üksteisel hoidmas, et seda nagu ei demonstreerita. Aga see, et mehed on käest kinni või kaelakuti ja see oli ka asi, mis mind alguses üllatas. Ma mõtlen, et nad on kõik geid. aga ei, üldse mitte. Nad on lihtsalt head sõbrad. Ja minu jaoks oli see ka suur üllatus, et oot, mis see on, aga siis, kui nagu ükskord ma märkasin ka seda oma väikeses Ayurveda keskuses, vaatan aknast välja hoovi peal, vaatan kaks meesterapeuti lähevad käest kinni, siis ma sain aru, et oi, et tegelikult see vist ikka nii ei ole, ja hakkasin nagu natuke küsima seda. Aga selle lapsemeelsuse kohta ma ikkagi räägiksin ühe toreda looga vahele, et kui me jällegi ühes Ayurveda keskuses, see oli küll teine koht, tegime väikest naiste retriiti ja siis India arst pani meid mängima
hakkame mängima seltskonnamänge lihtsalt ühel õhtul. Ja ma ütleksin seda, et me mängisime mingeid väga totakaid mänge, see umbes niimoodi, et see tooli äravõtmine ja see toolimäng on nendel hästi tavaline, et üks tool võetakse ära ja siis keegi jääb toolist ilma ja läheb mängust välja, võtab järgmise tooli kaasa ja siis oli üks äge mäng veel, et vaata Indias on need täpid, need pildid pannakse otsa ette ja siis pandi see naise pilt, pandi suur naise pilt seina peal ja siis me hakkasime kinni silmi talle kõik seda pindid panema. Need täpikesi, ja ma ütleksin seda, et pärast seda meie väike naiste seltskond muutus hoopiski avatumaks. Ja tagasi tulles selle mängulisuse juurde, mulle väga meeldib, kuidas Indias suhtutakse lastesse. Lastel lastakse olla. Lastel lastakse teha seda, mida ma ei saa nüüd öelda, et selline niinimetatud vabakasvatus, et laps teeb, mis tahab, aga lastel jah, kuidagi lastakse olla. Meil tihtipeale vanemad kuidagi väga suruvad lapsi igasugustesse raamidesse ja lapsi tohutult hinnatakse. Ma ütleksin, et lapsi jumaldatakse. Et ma olen näinud siis seda, kuidas tähistatakse lapse sünnipäeva, esimest sünnipäeva. See siis tähendas seda, et terve päev toimusid ettevalmistused. Mina mõtlesin, et võib-olla keegi hakkab abielluma, sest talvel on Lõunakoaga väga populaarne koht, kus siis inimesed ümberringsitest teistest linnadest, ka suurlinnadest, Mumbaist, Delhist tulevad sinna abielluma, oma abielu sõlmima. Aga tegelikult oli siis tegemist lapse 1-aastase sünnipäevaga ja seal oli siis randa siis tehti selline suur lava, seal olid lilled, seal olid mänguasjad, seal olid tuled, viled, kõike oli palju, kõik oli värviline ja siis seda asja ehitati üles siis terve päev. Ja siis see sünnipäev ise muidugi ei olnud terve päev, et see siis läks päris kiiresti, aga jah, ja kuidas siis laps oli kõik sätitud ja riidesse pandud, et seda oli nii tore vaadata. Ja minu meelest see on hästi kihvt ka, kuidasmoodi nendel lastel, issand, kui kihvtid need kleidid, need sellised indiapärased, kui naised käivad, ikkagi traditsiooniline India naine käib saris ja need sarid on hästi värvilised. Erinevates piirkondades on siis ka erinevatel saridel on mõnikord erinevad tähendused, et mis värvi siis pulmas või siis matustel või kuskil kantakse. Aga nende lastel on nagu siuksed, nad tihti ei ole väga heast materjalist, küll nad on sellised hästi sünteetilised kleidid, aga nad on niisugused kihvtid, et need lapsed on kulda ja karda täis riputatud ja hästi palju erinevaid värve ja siis on seal tihti mingi piilupardi või mingi kassipilt ka veel peal. Ja nad on ise nii uhked, et nad saavad sellised olla, et need lõpetatakse nagu lapsest saati kohe seda sellist nagu särama. Ja kindlasti põhjus, miks ma käin Indias, on just needsamad värvid, et eriti kui tulla siit talvisest Eestist, kus on hall ja veel hall ja veel hallim, siis need värvid, et ühest küljest värvid looduses, aga värvid riietes ja muidugi värvid Lõunakoas on ka majad väga värvilised, absoluutselt kõik värvid on olemas, tumelilla, erkroosa, erksinine, roheline, kollane, kõik on värviline. Et see on nii äge ja muidugi saridest võikski rääkima jääda, sest ma arvan, et ei ole ühtegi teist nii ilusat naise riietuseset, kui on sari ja sari kandmine kuidagi
annab sulle sellise erilise rühi ja erilise oleku ja vaadates neid naisi oma sarides tegemas oma igapäevast tööd või noh, kas või töötama tee-ehitusel, kandes telliskive pea peal või tsementi. Et sarid ja mustrid ja need värvid Ja ja see on hästi äge, kuidas moodi nad tulevad oma nendes sarides, tulevad tööle ja hommikul ja õhtul siis ütleme, et siis vahepeal vahetuvad võib-olla isegi riided ja siis õhtul lähevad nendes sarides jällegi koju tagasi ja alati ma olen nagu nende naiste käest ka küsinud, et kuidas sa suudad või kuidas sa jaksad, aga nende jaoks on see nagu hästi tavaline, nad on harjunud, nendel käib 5 minutit see sari ümber kere ja noh, mina ise nagu olen alati hädas ja palun mõnda India naist appi, kui mul on vaja sari kanda, et mul see kunagi ikkagi välja ei tule. ja sama siin, et ostsin ka mina endale mitte nüüd jah, eelmisel talvel oma esimese sari läksin templisse ja siis ma käin seal väikses külas ongi 2 templit kohasis, nimelt tegelikult on endine Portugali koloonia ja valdavalt on siis tegemist hoopis katoliiklastega, aga katoliku kirikut mind absoluutselt ei huvita. Erinevalt siis hinduismi templitest, aga õnneks on seal ka 2 templit. Ja nii tore on see, et mõlemad on minu lemmik hetkel, minu ühe lemmik India jumalanna Lakshmi templid. Lakshmi päev on reede, nii et iga reede käin ma siis ühest neist templitest ja ükskord ma seal siis istusin. Üldse veel jah, mis on ka hästi tore, et loomulikult ma lähen, mina kui mitte hindu, lähen hindude templisse suure lugupidamisega ja väga aupaklikult, aga nii tore on näha, et tegelikult sa oled väga sinna oodatud ja keegi ei vaata sind sellise pilguga, et umbes, et mis sina siin teed või miks sina siin oled. Jah, eks see kindlasti oleneb ka sellest, kuidas sina käitud, aga sa oled tegelikult väga teretulnud ja sa võid seal rahulikult olla ja istuda ja mõtiskleda ja kuulata ja lihtsalt nautida seda energiat sellest, sest templites on väga eriline energia ja siis ükskord ma seal istusin ja siis vaatasin, et seal on üks tohutu kapp ja küsisin siis, et mis kapp see on ja siis naisterahvas, kes seal templis siis ilmselt oli tööl, ütles, et oi, et tule vaata, et meil on siin sarid ja oligi terve kapitäis sarisid, igasuguseid värve, igasuguseid materjale ja sealt ma siis oma esimese ja hetkel ainsa sari ostsin ja siis lasin ka siis õmmelda siis selle pluusi, mis sinna alla käib. Nii et kõik täiskomplekt, aga see, kuidas seda selga panna, et ma isegi ei ole vaevunud seda ise selgeks tegema, et alati olen samamoodi palunud mõnel India naisel see endale selga panna. Ja need sarid on huvitavad ja noh, need on minust on nii kihvt, et ma olen alati Indias käinud, siis ma tunnen, et oi, ma tahaks neid kõiki sarisid saada, ma tahaks neid kõigidega käia, aga noh, ilmselge, et tuleb ennast nagu selles mõttes tagasi hoida, et no ei ole mul neid kõiki vaja, lihtsalt mul ei mahu need kappi ära ja siin Eestis ma kannan, võib-olla sari saaks kanda 1-2 korda aastas, on ju, et sellel ei ole lihtsalt mingit mõtet omale neid kõiki koju tuua. Aga noh, samas tänapäeval ütleme, et need pluusidki, mis sinna sari alla panna, need pluusid on selles mõttes, mul on neid sellised, neid müüakse juba sellisest heast trikotaažist ka või natuke sellisest puuviljasest trikotaažist ja muideks neid mul on päris mitu tükki ja ma kannan neid mingite pihikkleitide all Eestis täiesti igapäevaselt, et ma olen Indias tegelikult nii palju igasuguseid ägedaid riideid nagu siia ka kaasa toonud. Ja nüüd ongi väga äge. Selle aasta reisil
oligi mul siis selline esimene tõeline nii-öelda India riiete kogemus, sarikogemus on sealt samast kohast, aga kuna see on selline tõeliselt väike kaluriküla, siis seal tegelikult ei ole selliseid riidepoode või supermarket on küll, aga seal müüakse ainult toiduaineid ja sellist majapidamiskaupa. Aga sellel aastal siis Chennais, üldse Chennai, tohutult äge linn, suur miljonilinn, aga nii roheline, nii palju parke, nii palju puid ja kuidagi tamilid on nii soojad. Nad on hästi erinevad Goa inimestest ja ma arvasin, et Goas on väga soojad ja sõbralikud inimesed, mida nad ka kindlasti on. Aga ma ütleksin, et tamilid on veel lahkemad. Nii palju, kindlasti üks põhjus, miks see linn mulle nii tohutult meeldis, oli see, et seal on nii palju templeid. Igal tänaval on tempel, alates sellisest väikesest, kus ongi siis preester ja siis jumal või jumalanna, kellele siis tempel on pühendatud, kuni tohutu suurte templikompleksideni. Ja samamoodi sa võid tegelikult igale poole minna. Olid küll mõned templid, mis siis olevat kogu India mõistes väga tähtsad ja väga pühad. Ja seal oli kohati kiri, et ainult hindudele, täiesti arusaadav, aga muidu sa võid käia igal pool vabalt ja sa oled kuidagi väga oodatud ja nad pigem väga hindavad, et kui sa kuidagi ilmutad huvi nende usu vastu ja usk on kindlasti ka üks põnev teema, et olles ise mitte usklik ja seotud mitte ühegi religiooniga, siis hinduism on kuidagi ta on nii teistmoodi ja ta on nii äge ja mulle meeldib, et seal on nii palju emotsioone, seal on kirge, seal on draamat, seal on värve ja muidugi see, et jumalaid on nii palju, et igaüks saab endale lemmiku valida. Ja mind alati hämmastab, kuidas ma ei ütlekski, see religioon ei ole üldse hea sõna, see on pigem usk, et see on nii nende elus sees, see ei ole midagi, mis asub kuskil eraldi. Iga hindu võib sulle rääkida lugusid, müüte nende jumalatest, täiesti suvalised, tavalised inimesed ja muidugi mina olen alati väga tänulik kuulaja, need lood on nii põnevad ja see on nii äge. Ja minu meelest on alati kõige ägedamad need seigad, kui käid templis kuskil ja siis satud kellegi kohaliku juurde, kes hakkab sulle nendest jumalatest, kelle pildid seal on või kuskil hakkab mingeid lugusid rääkima või ütleme, et tihti on templites ka mingisugused pildid või kujukesed, mingid situatsioonid ja siis tegelikult seal on iga asja taga on selles mõttes oma lugu. Aga üks, mis ma tahtsin veel öelda, vaata, kui sa ennem ütlesid, et Indias on lapsed on selles mõttes, et nendest lastest peetakse lugu, aga templites on jälle huvitav, nagu näiteks see, et igasugustes templites ja ashramites ja ma olen jälle pannud tähele, et kuidasmoodi lapsi õpetatakse ka seda kultuuri hindama ja armastama. Ja näiteks templites ei ole see, et lapsed teevad, mis tahavad, võtavad neid lilli ja mängivad nende lilledega, et seal on jälle lastele seal templites hästi selgelt ja hästi kuidagi see ei ole kuidagi niimoodi, et keegi on kuri või karjub seal laste peale, aga see kuidagi hästi loomulikult ja normaalselt
tuleb kuidagi esile, sest et mõnikord võib-olla sellest ei peaks rääkima või ma ei taha nagu kuidagi negatiivne olla, aga mõnikord ma olen tähele pannud, kui eurooplane läheb oma lapsega sinna, siis Euroopa laps hakkab seal neid rituaalililli või mingisuguseid asju seal ja vanemad lubavad, aga India vanemad ei luba seda tegelikult mitte kunagi, sest nende jaoks on see hästi püha, eks ju. ja olen olnud ka sellise stseeni tunnistajaks, kus vanaisa tuli siis väikese poisiga templisse. Poiss oli tõesti selline võib-olla 2-3-aastane ja kõik see, mida vanaisa tegi, poiss siis suu ammuli vaatas ja tegi seda kõike järgi, kõik neid palvete lugemist ja kõike seda, mis templis tehakse. Et see oli nagu nii tore ja just täpselt nagu sa ütlesid, nii loomulik ja orgaaniline, et laps õpib mitte käskude ja keeldudega, vaid eeskuju kaudu ja lapsest peale sisendatakse, et tempel on püha koht ja seal on teatud käitumisnormid. Aga ennem jäi jutt pooleli Chennai koha peal ja riiete koha peal, et seal siis oli meil aega käia ka siis kohalikes poodides ja ma leidsin sellise poe, ise mõtlesin, et appi, kõik naised peaksid tulema kord elus sellesse poodi. Seal oli 5 korrust ja 5 korrust olid valdavalt sarid, aga siis ka Salwar Kameez on siis India naiste teine väga traditsiooniline riietusese, see on siis selline kleidi moodi umbes põlvini külgede pealt pikkade lõhikutega, enamasti kas siis lühikese varukaga või kolmveerand varukaga ja seal all siis on siis püksid ja siis käib sinna ka enamasti rätik või tähendab sall. Sall. Just. Oota, kuidas sa selle riide eseme kohta ütlesid? Ütlesid mingi huvitava nime selle kohta? Salwar Kameez. Okei, mina tean, et seda nimetatakse enamasti Punjabi. Okei. Et võib-olla on hea lapsel mitu nime ja eks ilmselt ja seal on veel erinevad variandid, nendel on erinevad nimed, sõltuvad siis ka kindlasti piirkonnast ja nii edasi. Ma usun ka, et see on niimoodi. ja seal olid tõesti, seal olid kõik värvid, seal olid litrid, seal olid kalliskivid, seal olid tikandid. See oli jah, seal sai tunda ennast nagu kuninganna. Ja Keralas oli jälle see, et ma olin võib-olla jah üllatunud, et seal on nii konservatiivne ja nii traditsiooniline. Loomulikult ei käi ma Indias kunagi, ma ei käi ka siin tänaval poolpaljalt, aga olles pika seeliku ja T-särgiga tundsin ma ennast ikkagi seal külas ebamugavalt ja siis läksingi poodi ja ostsin endale mitu komplekti neid samu Salwar Kameeze ja siis ma tundsin ennast väga mugavalt, et jah, üks asi, mis eurooplased võiksid endale selgeks teha, kui nad Indiasse lähevad, on seesama dress code, mis puudutab naisi. Et ei ole okei olla paljas. Oi, ma olen selles osas sinuga nii nõus ja ma olen vaata Indiasse ju ka mitte küll suuri, aga niisuguseid väikseid grupikesi viinud nii Ayurveda keskustesse kui templitesse igale poole ja ma ütlen ausalt, ma olen mõnikord olnud sellega hädas. Et inimestele seda kuidagi ilusasti öelda, et mis siis, et mõned turistid käivad poolpaljalt, aga meie ei peaks minema, sest et tegelikult
see rahvus on küll selline, kes nad on hästi rõõmsad ja alati tänulikud, kui me sinna nende templisse lähme. Aga tegelikult neid sisemas ikkagi mulle tundub, et riivab see, kui me neid traditsioone ja neid reegleid ei austa ja just nagu see, et ikkagi on õlad kinni, põlved on kinni ja selg ei ole paljas, et see on kuidagi minu meelest ka nii tähtis ja selles mõttes on alati tore, et Indias on võimalik praktiliselt kohe, kui sa sinna jõuad, osta omale see kohalik dress code ja tõesti seda võiks seal kanda. Ja, et ma olen sama meelt, et see on kuidagi, see on nii lugupidamatu ja see, et sind ei hakata kividega loopima ja keegi su peale ei karju ja sind kuskilt välja ei viska, see ei tähenda seda, et kohalikke norme ja käitumistavasid peaks eirama lihtsalt sellepärast, et mina olen valge inimene ja mina tulen Euroopast ja minul on palav ja nii edasi. Et täitsa piisab, kui katta õlad, täitsa piisab, kui katta põlved ja loomulikult rinnad. Et see on põhjus, miks seda salli kantakse mitte kuidagi muud moodi, aga just niimoodi, et eest tahapoole põhjuseks on ja muidugi siis täiesti no on kõik läbipaistvad riided. Jaa, see on hästi huvitav ka, et kui ma olen ka seal erinevates ashramites ja templites käinud, siis ma tean, et kui Karnas on ka üks mu lemmik ashram, kus on seal, see on palav ka eurooplase jaoks ja siis seal ashramis on niimoodi hästi viisakalt on see silt sinna pandud, et ashramis dress code on indiapärane, et paneme, minust oli seal isegi ära mainitud, et õlad ja põlved on kinni, aga mul on vahest ikkagi seal ka nii kurb vaadata, kuidas tegelikult see eurooplane tahab ikka hirmus lühikese püksi omale jalga panna ja siis selle sellise trippidega särgi omale selga panna ja tegelikult see swami või nii-öelda see ashrami nii-öelda asutaja proua siis, kes on Austraalia, Prantsuse, miski sellist segu proua. Tema on hästi suur ujuja, kuigi ta on juba seal üle 70 aasta, ta käib üle päeva ujumas ja ujub väga pikki distantse, siis mina, kui temaga alati kaasas käisin, siis tema ütles niimoodi, et me peame ujuma minema ka pikkades riietes, sellepärast, et me peame austama kohalikku kultuuri ja temaga koos ei olnud ega soovitav minna bikiinides ujuma, et kuigi kohas on see hästi tavaline, et käiakse ikkagi ka bikiinid ja kõik asjad. Kohas on okei rannas olla bikiinides, aga kõikide nende aastate jooksul ei ole mina näinud mitte ühtegi indialast naist bikiinides. Neil on sellised ujumisriided küll, aga nad on sellised pikad ja bikiine ei kanna mitte keegi ja Keralas oli hoopis teistmoodi ja seal me pidime tõeliselt otsima kohta, kus me tunneksime piisavalt mugavalt ennast ja oli keerulisem. Aga mis kindlasti kohas ei ole okei käia bikiinides tänaval või siis, et sul on bikiinid ja seal peal on mingisugune läbipaistev hõlst ja käia niimoodi tänaval, et see kindlasti ei ole okei. Ja, et see ilmselt on okei, et kui sellises kohas, kus on mingi ehtne siuke turismiranna piirkond, et siis sa käid seal poodide vahel ja proovid seal kabiinides ja siis nendes proovikabiinides need müüjad on küll sellega arvestanud, sest et neil ei ole ju tihti korralikke proovikabiinegi, et siis on nagu kuidagimoodi vaadatakse sellest mööda. Aga ma ikkagi tahan öelda, et Indias ei tohiks seda nagu ära unustada, et sa ikkagi seal oled ja igas olukorras
ja noh, seal on see teine asi ka, et inimesed küsivad mu käest, eks ju, vahest, et selle sama ohutuse kohta, millest sina alustasid, et me peame meeles pidama, et nende hormonaalsüsteem ja kõik see, nende keha töötab täiesti teistmoodi, lähtuvalt nende kultuurilisest taustast ja kui sa naisena ennast demonstreerid nõnda, mis ei ole nende kultuurile kohane, siis lihtsalt loomulikud meesinstinktid võivad hakata seal tööle. Ja see ongi selline loomulik kulg siis, et siis ta muutubki võib-olla ohtlikuks, aga kui sa oled viisakas ja neid austad, siis üldiselt keegi seda, ma ei ole tähele pannud, et keegi seda kuidagi ise provotseeriks kohalikest või midagi sellist. Ja, sest paljad on prostituudid, et nii lihtsalt ongi. Aga jah, selles mõttes, et mis puudutab turvalisust, loomulikult alati sõltub sellest ka sinu suhtumisest, et kui sina inimesi austad, kui sina kohalikke kombeid austad, siis jah, austatakse sind ja sul ei ole nagu põhjust midagi karta. Loomulikult alati tuleks olla nagu adekvaatne, et kui sa kuskil ebakainena ringi kakerdad, siis jah, igasuguseid asju võib juhtuda, aga jah, mina ei ole ennast tundnud Indias kuidagi ebaturvaliselt, mitte kunagi. Võtta, mina ka ei ole tundnud ennast ebaturvaliselt. Minu meelest ma ei mäleta küll, et ma oleks kuskil mingit ebaturvaliselt ennast nagu tundnud ja alati see, aga mul on ka olnud see, et ma hästi püüan neid austada, just nende kultuuri austada ja nende seda sellist templis käimise ja kõige seda kultuuri austada ja vaata, kus on huvitav, on veel see ka, et kui nende templisse minna, siis seal on ju neid erinevaid erisusi ja selliseid, nad teevad seal hästi palju erinevaid rituaale ja igas templis on see veidikene nagu erinev. Ja see on huvitav on vaadata ja alati ei saa nagu aru täpselt, mida nad seal teevad või miks nad seda teevad. Aga kui nad näevad seda vahest valget turisti, siis kes ikkagi mingites väiksemates kohtades on suhteliselt haruldane tegelane, kes iga päev sinna ei satu, siis nad on nagu vahest on nagu mesilased ümber ja üritavad kõik aidata ja rääkida, mis sa pead tegema, kus sa pead selle mingisuguse kookospähkli või mingi lillekese viima. Ja alati juhatavad ja et näed, et seal on see ka ju, et kuskilt mingi kujukese ümber tuleb ühtepidi ümber astuda seda mingit sellist meditatiivset rännakut ja mõne puhul teistpidi ja me ei tea lihtsalt neid asju, aga nad ei pane pahaks ja nad nii toredasti ja nii armsasti nagu juhatavad. Ja alati võib ju siis ka lihtsalt vaadata, mida teised teevad ja seda järgi teha, et täpselt niimoodi ma käitusin, kui ma esimest korda sattusin sellisele puudžale, kus siis oli ka toit ja ma tõesti alguses ei saanud aru, kellele see on ja milleks see on. Aga siis jah, lihtsalt ja kohalikud väga julgustavalt suhtuvad ja loomulikult, ega sa ei pea seda kõike kaasa tegema, sa võid ka olla lihtsalt nii-öelda vaatleja, istuda ja lihtsalt olla, et keegi ei sunni sind mitte millekski. Ja Keralas on üks siuke koht, kus ma oma neid Ayurveda reisikesi teen, siis seal on üks pisike tempel, kus nad juba mind ammu teavad ja minu arust see on nii tore on sinna iga aasta uuesti minna. Ma alati nagu enam-vähem esimesel õhtul, ma tean täpselt, mis kell seal need püstitused algavad ja iga õhtu alati esimesel õhtul ma lähen sinna, sest mul on alati nii tohutu igatsus nende vastu. Nad on kõik nii õnnelikud, neid on seal nii vähe, nad kõik mäletavad, nad on nii rõõsad. Inglise keelt räägib ainult nii-öelda see preester, aga need naised, kes seal töötavad, me saame kuidagi üksteisest nii hästi aru. Et see on nii armas ja nii tore. Ja üldse mälust rääkides, minu arust on indialastel täiesti fenomenaalne mälu.
nad tõeliselt hästi mäletavad asju ja tänu sellele on ka neil ilmselt tegelikult väga lihtne keeli õppida, et jah, küll suur maa ja aga me peame jah meeles pidama, et suurel maal on tegelikult tohutult palju erinevaid keeli ja enamik indialasi räägib rohkem kui ühte keelt. Nii et nad on jah, väga kiired õppima ja ja muidugi see, see uudishimu ka aitab kaasa. ja see on nagu täiesti uskumatu, et ma mäletan, kui ma esimest korda läksin Indiasse, mina läksin Rishikesh ja siis ma läksin sinna mingi järgmine aasta vist või ülejärgmine aasta tagasi ja kõik nad mäletasid mind nagu ja ma tean, et ma käisin Keralas ja siis ma läksin Keralasse samasse kohta, ma läksin mingi mitme aasta pärast tagasi ja seal nad ka kõik mäletasid, mida no ja see on nagu, kuidasmoodi nemad mäletavad, mina näiteks kõiki neid poemüüjaid küll ei mäleta. Ja see on kõige huvitavam on see, et näiteks kui ma panen, ütleme, et seesama kleit, eks ju, seda ma tean, kus ma selle ostsin. Mul on seal üks hea armas nii-öelda India sõbranna, kelle käest ma neid asju ostan, aga mõnikord paned mingi riietuse selga ja siis see kohalik poodnik ütleb mulle niimoodi, et sa ostsid selle minu käest 2 aastat tagasi. Mina nagu ei mäleta seda enam, et ma selle tema käest ostsin, aga tal on see meeles ja see on nii huvitav. Ja nad tõesti mäletavad täpselt, mis riietuses ostsid, millal sa ostsid, millal see oli. Ja neid nägusid, kuidas nad ja see on ka minu meelest nagu üks eeldus, miks nendel nagu see äritegemine nii hästi välja tuleb, sest et kes meist ei tahaks tähelepanu saada ja märgatud, et ohoo, et sind mäletatakse, on ju. Ja absoluutselt. Ja eks seal taga ongi jah, see märkamine ja see loomulik uudishimu, et siis sul ongi meeled on kuidagi ärkvel ja siis sa märkad ja mäletad ja Vaata, seal ongi minu meelest ka natukene seesama see lapsemeelsus, eks ju, et see mitte lapsikus, vaid pigem see lapsemeelsus, et nad tahavadki nagu väiksed lapsed, et tere, tädi, sina tulid jälle siia. Et kohati võib see selline natuke naiivne tunduda, aga ma arvan, et see on nende sellise äri nagu selle võti natukene. ja võib-olla üks asi veel, et kui me rääkisime alguses, et kuidas leida seda rahu Indias, täpselt niimoodi saabki leida, sest mina ei ole kokku puutunud erinevalt siis Araabia riikidest selliste tüütute kauplejatega või mis iganes millegi pakkujatega, et sa saadki leida selle rahu isegi siis, kui su ümber on palju rahvast, keegi kuidagi ei tule sinu ruumi, eriti kui sa annad nagu märku, et sa tahad seda oma ruumi, siis kõik lasevad sul olla, keegi kuidagi ei tungi. Ma ütleksin, et mul ikkagi mõned korrad on sellist asja olnud, et mingites kohtades, kus sa oled juba rohkem käinud, siis võib-olla isegi see ei ole mitte see, et nad tungivad su ruumi, aga nad on vahetevahel küll, see ka võib-olla selle mängulisuse üks osa, et nad oskavad olla mingid tohutud draama queen'id, kui sa nende käest kleiti ei osta või pükse ei osta, siis järgmine kord mööda lähed, siis niimoodi poolsõbralikus visatakse nina peale vahetevahel küll, et oi, et näed, sa ostsid selle kleidi kuskilt kellegi teise käest või midagi sellist, et seda nendel küll juhtub. Aga vaata, asi on ka selles ilmselt, et nendel tänavakauplejatel on seal need äripinnad on ikkagi, nad on ikka väga kallid. Ja nad tõesti maksavad ja see hunnik kaupa, mis neil seal on, see on tohutu väärtus seal. Ja eks seda sellist kullaaega, kui nad saavad kaubelda ja oma äri ajada, on lihtsalt nii vähe ja eriti peale koroonat ma saan väga hästi aru, et nendel on tegelikult vist ikkagi päris raske seal. Jah, aga seal ongi jah ka see veel üks asi, mis mulle Indias meeldib, ongi see, et see on kindlasti hästi palju seotud ka nende maailmavaate ja uskumustega, et
inimesed, kellel võib-olla meie mõistes ei ole mitte midagi, võivad olla siiralt väga õnnelikud. Ja nendel on Jumal. Ja neil on kogukond ja neil on pere ja neil on see toetussüsteem olemas, et jah. Ja just nimelt seal Indias ongi huvitav näiteks see, et ma ei mäleta, kas ma mingis saates olen seda juba teemat vist puudutanud ka, aga ma mäletan, et ma ükskord küsisin täitsa Ayurveda arsti käest järgi, et miks nendel ei ole nendes Ayurveda keskustes sellist nagu emotsionaalset toetust või miks nad ei oska nagu inimesi nagu coach ida või emotsionaalselt toetada, sellised nagu me Euroopas oleme harjunud. Ja üks arst ütles mulle nii ilusasti, aga sellepärast, et meil on perekond. Me pöördume oma perekonna poole, et see ei ole meie kultuuri osa. Et see on selles mõttes hästi huvitav, mille peale nagu vaata, see ongi see sama asi, et kui me elame siin, siis me selle peale ei tulegi võib-olla, on ju. Ja väiksemates kohtades on ikkagi endiselt veel nii, et mitu põlvkonda elab koos ja üldse see, kuidas vanadesse inimestesse suhtutakse, kuidas vanu inimesi väärtustatakse ja hinnatakse ja hoitakse täpselt nagu lapsigi, see on tohutult ilus. Ja ma olen nõus sellega, ja. Aga kas sa oled ka seal, kui Indias käid, kas sa massaaži ka võtad seal või midagi sellist ka teed? Et minul on, kuigi jah, koha ei ole see traditsiooniline Ayurveda koht ja seal on palju selliseid nii-öelda turistikliinikuid tükk aega otsisin. Aga see, kes otsib, see leiab. Ja leidsin ühe sellise päris toreda koha, seal on mul ka oma isiklik Ayurveda arst, et ma jah, siin kodus olles ei käi arsti juures. Ja seal, seal on tal väike vastuvõtt ja siis on teraapiad ja siis on väike pood, terve pere peab. Vend ja isa tegelevad poes ja õde on siis Ayurveda arst ja loomulikult massaažid on üks osa alati Indias olemisest, et see on selline kindel asi. Minul on alati samamoodi, et Eestis ma teen ise endale päris palju massaaži seesamiõliga, sooja seesamiõliga, mida ma kui kõikidel teistel, kes meid armsasti kuulavad ja kes on veel siiamaani meie vestlusele vastu pidanud India teemadel, et tehke ise ka endale sooja õliga enesemassaaži. Praegu võib-olla mitte nii oluline pole, aga talvel, kui meie oleme Kairitiga Indias, siis teie tehke siin seda sooja õlimassaaži omale. Ja ma just täna hommikul, ma iga hommikune rituaal osa päeva algusest on seesamiõliga. Praegu ongi just käsil seesamiõli, vahest on ka mingid muud õlid. Et ma tulen alati Indiast, kohver on õlisid täis ja selle olen ma ka õppinud Ayurvedast, et duši alla minnes mitte pärast duši ei õlitata, vaid enne. Aga sa teed iga hommik õlitad ennast siis, jah? Iga hommik ja õhtul siis jalad aldasid. Jalad aldasid ja see on hästi hea. Mina püüan ka seda teha, aga ma võib-olla nii tubli isegi ei ole nagu sina, et iga hommik. Aga huvitav on see, et tegelikult kui see protseduur nagu on päevakorral, üks päev ma siin eelmine nädal tegin siin 2 korda päevas, issand kui mõnus oli. See toob kohe täiesti teistsugusesse seisundisse, on ju? Et see loob päevale hoopis teistsuguse sellise algus ja energia minu meelest. Ja mida kindlasti peaks õlitama, on juuksed. Ja. Kui te vaatate India naiste juukseid, siis see on imeline ja üks põhjus on kindlasti see, et
nende juuksed on pidevalt õlitatud. No mul on sama asi, vaata, mis sina küttasid, et kui sa Indiast tuled, siis pool kohvrit on täis igasuguseid õlisid ja kreeme ja mingit selliseid enese kehahooldusvahendeid. Et see on nagu alati mul tohutu väljakutse, et kuidas ma need kõik kohvrisse ära mahutan ja võib-olla mõnikord ostan veel teise kohvri võimaluse omale juurde, et kõik need endaga kaasa tuua sealt. Ja see on ka võib-olla, ma saan aru, miks sa mitu korda aastas saad mitu korda aastas kohvritäiega õli tuua endale. Et see on, sest et nad on tõesti nagu niivõrd head ja nagu ma ise kodus eelmine nädal just oli siin üks päev, ma tegin 2 üldmassaaži, siis muidu ma ei saanud arugi, käisin korraks väljast prügikasti välja viimas ja tulen tuppa tagasi ja issand, ma olen Indiasse sattunud. Et need India lõhnad, see on ikka, ja see on kohe, ja minu arust need India lõhnad ja värvid, see on kohe see, mis viib nagu hetkega sinna sellesse lõdvestusse või sellisesse kohalolusse viib nagu. Ja, et kindlasti India lõhnad, ma nii mäletan, on ema öelnud ja partner ka, et kui sa Indiast tuled, siis terve see kohver lõhnab, sul on India lõhn juures. Aga kuidas sul on, kas sa oled oma partnerit ka suutnud nagu meelitada nende sellesse India melusse, India armastusse või pigem mitte? Ja, ta on ka käinud 2 korda vist Indias, aga mitte nüüd nagu päris, et ta ei ole nagu selle vastu midagi, aga ilmselt see ei ole päris see tema asi, aga küll ta laseb selle eest minul tegeleda täpselt nii palju, kui ma tahan. Minu partner ei ole veel jõudnud Indiasse. Kui koroona hakkas, me pidime koos minema, aga jah, siis juhtus nii, et me ei saanud minna, sest et keegi ei saanud minna siis ja pärast ei ole seda veel juhtunud. Aga siis me alati naeran, et kui ma tulen koju ja mul on igasugused kreeme ja asju kaasas, vaata, mehed on teistsugused ka natukene, mehed ei taha sellist, aga siis ma vahest kuskilt tal mingi ekseem või mingi asi on, et siis annan talle mingid õli või mingid kreemi, siis vahepeal ta mulle, et miks sa pead kõik need kreemid ja õlid minu peale määrima? Mis sa sealt tood? Ei, meil on selles mõttes väga hästi, et tema on täpselt sama kõva õlitaja kui mina, nii et nüüd tuleb veel rohkem, veel suurema kohvriga minna, sest õli kulub palju ja tegelikult on ju see, et mida rohkem aastaid on kogetud, seda rohkem tegelikult keha ka seda õlitamist tahab ja vajab. Ja selles mõttes, et õlitamine tegelikult, seda ma peaks ütlema, et õlitamine meeldib talle ka. Õlimassaaž ja sellest, kui ma ütlen, et ma teen sulle õlimassaaži või et õlitame, sellest ei ütle ta mitte kunagi ära, aga ma just pigem pidasin silmas, et kuna ma olen ikkagi seda Ayurveda ravi ka natukene õppinud ja mul on mingisuguseid selliseid teadmisi ka natukene, et ma ei ole küll arst, aga et just siis, kui ütleme, mingisugused, ma ei tea, mingid haavad või mingid valud kuskil, et siis mõtlesin, et pane seda, teist, kolmandat, vaat siis on, ravida nad ei lase ennast. Isegi kui see oleks, isegi, et doktor Svoboda ütles ka kunagi nii ilusasti, et ega need mehed ennem ennast ravida ei lase, kui käsi otsast ära kukub. Et mõne puhul see täitsa. Aga selliseid mõnusaid asju, need hakkavad loomulikult külge, ega võib isegi öelda, et ei taha, aga tegelikult ikkagi tahab, vaata. Minu meelest, et see on huvitav. Ja ma mäletan, et kui me sinuga rääkisime, siis see oli isegi kunagi plaanis Eestisse Ayurveda kliinik teha. Ja, see on olnud selline unistus tegelikult juba päris pikka aega, võib-olla üle 10 aasta, et vahepeal on tulnud igasuguseid muid asju. Aga see unistus ei ole tegelikult päriselt kuskile kadunud, sest
sest Ayurveda see on selline tohutu kingitus, mis on olemas, mis on nii kompleksne süsteem, nii toetav, nii loomulik ja, ja, ja mine sa tea, äkki kunagi ikkagi see unistus saab ka teoks. Ei tea, on ju, kunagi ei tea seda. Aga mis sinu puhul siis see on, mis nüüd Ayurveda juures nii-öelda paelub või mis see Ayurveda nagu sinu jaoks on? Just see, et see ei ole nii-öelda plaastri peale panemine ja numbrite ilusaks tegemine ja sümptomite peitmine, siis see, et keha on tervik, me oleme kõik on tervik, meel, keha. Ja muidugi siis kõik need taimed, looduslikud ravimid ja just see, et vaadatakse mitte ainult, mitte nagu haigust, mitte mingit diagnoosi, põhjust, räägitakse elustiilist, sest jah, mitte midagi ei muutu, kui inimene oma elustiili ei muuda. Ja see, et me oleme kõik erinevad, et meil ei ole üks tablett kõigile. Et see on see. Ja minule meeldib ka see, et tihtipeale nagu meil ka siin hakatakse mingeid asju, hakatakse kohe nagu pakkuma mingisuguseid toidulisandeid või mida iganes, et võtta seda, võtta teist, võtta kolmandat, aga minu meelest on ka see õige, see Ayurveda puhul on just hästi oluline see, et kõik algab peale tegelikult sellest, kuidas sa sellesse elusse suhtud, millise maailmavaatega sa oled, kuidas sa iseendasse suhtud, kuidas sa endast hoolitsed, mis kell sa magama lähed, mis kell sa üles tõused, mis kell sa sööd, kuidas sa sööd, eks ju, et teinekord isegi see, kuidas sa sööd, on olulisem kui see, mida sa sööd. Et sellised asjad ja just nimelt see, et sa iseendale pakud ka mingisuguseid hellitusi ja hoolitsusi, et ja just see, et see ennetus, see tervelt elamise õpetus, mitte see, et me tegeleme haiguste ravimisega, Ayurveda ikkagi ju õpetab tegelikult tervena elamist ja minu isiklik eesmärk on ka surra tervena. Et sellepärast jah, mulle väga sobib. Ja mulle just meeldib, et sa tõid selle välja, selle tervena suremise, sest et kui ma olen ka ise mingeid koolitusi või mingisuguseid töötubasid teinud, siis ma olen alati ka püüdnud seda mainida, et ei pea ilmtingimata ära surema nõnda, et me läheme hirmus haiged, et siit lonkame, sealt valutab või siis ma ei tea, et me võiksime ka täiesti täisväärtuslikuna elada täiesti viimase hetkeni ja siis rõõmsalt õnnelikult nii-öelda kõrvad pea alla panna. Et miks me peame ennast tegema, ma ei tea, hädisteks ja haigeteks? Ja, et millegipärast jah, meil kuidagi on see nagu mingisugune normaalsus, et kui inimesel lisandub aastaid, ma isegi ei taha seda vananemise sõna kasutada, sest see ei ole ka minu arust päris tõde. Et siis on nagu justkui loomulik, et inimene jääbki viletsamaks ja väetimaks ja nõrgemaks ja kõik läheb nii-öelda allamäge. Et ma ei ole sellega kohe mitte kuidagi nõus. Jah, ma isegi mõtlen, et see vananemisega on selline asi minu meelest lihtsalt, et sa pead nagu aktsepteerima seda, et su keha muutub teistsuguseks, kui su keha nii-öelda need normaalsed funktsioonid veidikene muutuvad ja minu meelest on võib-olla kõige olulisem isegi see, et sa vajad natuke teistsugust hooldust, et täpselt samamoodi nagu vana auto, eks ju, ta vajab hoopis teistsugust hooldust kui täiesti uus auto ja sa pead sellega hoolduses ilmselgelt käima, need osad kuluvad mõnes mõttes kiiremini ja sa pead võib-olla neid veidikene tihedamini putitama. Et see on huvitav, et oma autoga me käime jumalast hästi kogu aeg hoolduses, aga vaata, kui enda kehaga on hooldusesse vaja minna, siis enne tuleb ära parandada auto. Või siis tuleb teha korteriremont ennem ära. Ja kuidagi see, et see ennetus, et see, et sa teed igapäevaselt
midagi sellist, mis sind toetab ja mis toetab seda, et sa oled homme sama terve, kui sa oled täna. Et kuidagi see on see, millest inimesed kuidagi ei kipu aru saama ja nagu ei taheta sellesse investeerida ja mis mulle muidugi läbi jooga ma olen ka uurinud seda jooga filosoofilist poolt ja jooga ei ole ju, mida siin jah, tihtipeale spordiklubides müüakse, lihtsalt võimlemine ei ole võimlemine. Et jooga on meeletreening ja hoopis midagi muud. kohalolu on ju, kohalolu, hästi suur kohalolu. Just ja Dharma õpetus räägibki sellest ju, et meil on lihtsalt elus erinevad faasid, erinevad ülesanded ja mida rohkem me oleme sellega kooskõlas, seda lihtsamalt see kulgemine käibki. Ja absoluutselt me peame nagu, mitte me peame, ma ei taha öelda peame, sest et siis on see selline tunne, nagu oleks me koolis õpetaja ütleks, et sa pead. Aga me võiksime tegelikult ikkagi seda oma keha nii palju austada ja märgata seda, mis tema vajadused just praegusel ajahetkel on, sest ilmselgelt kui me vaatame ka kas või looma, nii et vanal koeral samamoodi tekivad nina peale hallid vuntsid ja ta muutub natukene rahulikumaks ja natukene teistsugusemaks muutub, siis koera puhul on seda lihtsalt hea märgata, kuna koer elab maksimaalselt 15 aastat. Et meie puhul see protsess on lihtsalt natukene aeglasem, aga see siiski toimib ja vanale koerale anname need pehmed madratsid paneme alla, et ta liigestel oleks mõnus olla, siis tegelikult kaudselt nii-öelda tuleks endale ka seda pakkuda ja seesama see soojaõlimassaaž on ju täpselt see pehme madras koerale, eks ju, sama tegelikult, et see aitab meie liigesed tervena hoida ja nii edasi. Et see on just see igapäevane ja ma olen ka mõelnud nagu seda, et tihtipeale nagu oma tervise peale hakatakse siis mõtlema, vaat kui midagi viga on, eks ju, aga tegelikult palju lihtsam on seda ennetada ja kas või seesama soojaõlimassaaž, see on ju nii mõnus, et sa pakud seda nagu, et sa teed neid ennetusprotseduurid ja kas või see ajurveedalik toitumine ja kõik see, et see on nagu nii hea ja nii äge, et see on nagu nii mõnus, et kõigepealt sa võtad omalt selle mõnu ära, on ju, elus. Sa ei tee seda, ei, ma ei taha teha. Ja siis oled valmis veel kannatama. Ja siis öeldakse, et oi, et see on nii kallis. Mina vastan selle peale alati, et jaa, ongi kallis ja peabki olema kallis, sest see on väärtus ja mina olen ka tegelikult väga kallis ja mina olen ka väga väärtuslik ja ma olen kõike seda väärt. No täpselt ongi, see on enese väärtustamine, see, et sa endale seda lubad ja mina ütlen alati seda, et mõnikord see mittelubamine on nii-öelda krediit oma tuleviku arvelt, et me võtame seda krediiti oma tuleviku arvelt ja seesama see vahepeal pika puhkuse võtmine, et see on nagu hästi oluline ikkagi, et vahepeal võtta see aeg maha ja lubada endal ka lihtsalt olla, sest me ei pea kogu aeg nagu jänesed. Kindlasti ei pea, et meist inglise keeles on ju ilusti öeldud human being, mitte human doing, et tegemisest olemisse. Absoluutselt. Aga mul jäi sinu selles, kui me enne siin Ayurvedast rääkisime, siis mul jäi silma või kõrva, pigem kõrva, silma jäi mul üks teine asi, aga kõrva jäi mul sinu ütlus, et Ayurveda ei pane iga asja peale plaastrit, aga silma mul jäi üks teine asi. Mul jäi silma üks teine selline asi, et sul on siin üks täpikene, kui me nüüd Indias kontekstis räägime, siis see täpikene on vales kohas, et see võiks siin olla, aga sul on siin, mis täpikene see selline on? Ja vot see täpikene ongi tegelikult üks lisa abivahend selleks, et tervena surra.
ja täpikene ongi siis see, mis aitab tegeleda sellise põneva asjaga nagu reverse aging inglise keeles, vananemise ümber. Vananemise vähendamine või kuidagi või Jah, tagurpidi pööramine. Et see on tegelikult, ta näeb jah välja nagu selline plaaster, aga tegelikult see on selline päris äge tehnoloogiline vidin, seade, aparaat, mis tegelikult kasutab siis meie rakkudes meie kehas olevat valgust. Me oleme valgust ja soojust kiirgavad olendid ja kasutab sedasama valgusteraapia selline teistsugune vorm ja tegelikult aitab siis kehal teha seda, milleks keha on loodud, mida keha on loodud tegema, ehk siis ennast ise uuendama, parandama ja tervendama. Hästi huvitav, sest et see, kui nagu mina sellest tehnoloogiast kuulsin, ütleme niimoodi, et neid asju on tänapäeval, uusi asju on nii palju, et ma ikkagi olen kuidagi mõnikord isegi võib-olla liigselt säilitanud sellise kriitilise meele, et jälle mingi uus asi, et miks te seda ajurveedat ei taha, aga tegelikult võib-olla sellepärast, et neid on lihtsalt asju nii palju ja neid natukene liiga palju võib-olla kohe hakatakse reklaamima kui maailma parimad asjad, millega ei ole kogemust. Vaata, ajurveeda puhul mulle lihtsalt meeldib see, et seal on 5000 aastat kogemust ja see toimib. Aga nende sinu nii-öelda plaastrikeste puhul mind ennast just nagu kõnetas see, et keha hakkab ennast ise siis oma loomulikul teel tervendama ja ajurveeda selline põhiloosung, loosung võib-olla ei kõla hästi, aga ütleme, et selline põhisõnum on see, et tegelikult need ajurveeda teraapiad, ka panchakarma näiteks, et peale panchakarmat hakkab ka keha ennast ise loomulikult nagu tervendama ja et see on selline, see ei ole mingisugune kehasse sekkumine, vaid see on see, et me aitame kehal seda normaalset toetust ja me aitame kehal oma normaalset nagu tegevust taastada. Ja seesama valguskleeps tegelikult jah, ei teegi kehale mitte midagi, sealt ei tule kehasse ühtegi toimeainet, ei sekku, vaid lihtsalt toetatakse meie keha loomulikke protsesse. Ja kui ajurveeda on olnud 5000 aastat, siis jah, need kleepsud on olnud ka tegelikult üle 20 aasta olemas, et võib-olla paljudele tundub, et see on uus asi, aga tegelikult see tehnoloogia on leiutatud üle 20 aasta tagasi ja nii tore on, et aina rohkem tuleb selliseid ägedaid tehnoloogiaid, tegelikult on olemas neid palju-palju, nad on lihtsalt teatud põhjustel keelatud või kuidagi peidetud. Et see on tore, et neid asju tuleb aina juurde, selliseid asju, millega saab keha toetada ja ma tegelikult rääkisin nendest valguskleepsudest ka oma ajurveeda arstile, kes kuidagi kohe aru sai ja mõistis, millega on tegemist, nii et ja tegelikult ongi seal ühendatud ka ühest küljest siis selline tehnoloogia, aga teisest küljest siis iidne tarkus, nimelt kasutatakse neid siis akupunktuuri punktidel meie keha meridiaane järgides, nii et kaks asja kokku pandud. Hästi huvitav ja ma lihtsalt tahaksingi siinkohal öelda, et mul on veel nende kleepsude jäljed jala peal, et mul siin oli ju veebruaris üks selline üsna tegelikult ikkagi ma võiks ütlema, et üsna ikkagi ränk õnnetus, kus siis mulle üks motikas tais otsa kihutas ja sellest on peaaegu pool aastat möödas ja ma olen käinud osteopaadi juures, olen ise sellega tegelenud ja massaažis käinud ja kõik, aga ta selles mõttes ta paraneb see jalg, aga ikkagi ta kuidagi, mul tunneb, et mingi närvid said seal ikkagi korralikult kannatada,
et seal mingid sellised huvitavad valusad kohad on veel ja sellised teravad valusad kohad on ja ma nüüd ise ka panin neid plaastreid omale peale nädal aega oma jala peale ja mina märkan küll muutust igal juhul selles mõttes, et esiteks ja näevad jalg, eks ju, kogu aeg liigub ja jalga on päris raske hoida kogu aeg ühe koha peal. See on suhteliselt võimatu ja noh, päris keeruline on märgata, millal ma siis endale liiga teen. Aga noh, et tahaks ju hullult tantsida, hüpata ja joosta ja jalgrattaga sõita, aga noh, ma ei ole neid asju teinud. Aga vahepeal jah, ta läks nagu valusamaks ja tundlikumaks, nagu hakkas, tundsin, et võib-olla ka natuke kuumemaks, et just mida mina tundsin just, et siis kui need plaastrid nagu peal olid, et siis oli eriti veel tunda, kuidas nad hakkasid nagu noh, mitte kohe, aga suhteliselt ruttu nagu toimima ja praeguseks on tõesti on noh, nagu valu vähem, et seda tundlikkusega on nagu on, et tundlikkus ei taastugi. Ei olegi oodata, et ta nii ruttu taastub, see ei saa, noh, et mis ma tahan öelda, et ei ajurveeda ega need plaastrid ei kiirenda neid tervenemisprotsesse mingi 5 või 10 kordselt, et see tervenemisprotsess toimub ikkagi sellises keha loomulikus tervenemise ajal, eks ju. Ja see ongi üks asi, kõik on nii kannatamatud, kõik tahavad asju kohe ja praegu ja väga kiiresti, et aru andmata, kui on, ütleme, mingisugused vanemad vigastused või mingid kroonilised teemad, siis jah, need ei ole ju tekkinud ka üleöö ja kehale tuleb anda aega. Mina isiklikult kleebin neid kleepse oma kehale juba varsti 4 aastat ja kogu aeg on midagi muutunud, et ma arvasin ka, et ma olen tegelikult üle keskmise terve. Kindlasti olin ka, aga mis oli see, et mul on olnud spordivigastus ja 2 põlveoperatsiooni ja peale viimast operatsiooni küll arvas doktor, et järgmine on titaanist põlv, mille peale ma siis teatasin, et ei, kindlasti mitte, et mina ikkagi selle sama põlvega jätkan õnneliku lõpuni ja kindlasti need kleepsud on seda paranemist, jah, nii-öelda vana vigastus esimesest operatsioonist on üle 30 aasta ja see asi on läinud paremaks. Ma avastasin siin aasta alguses, et ma saan taas kord sügavalt kükitada, mida ma ei saanud 30+ aastat, et see oli selline vau. Nii et see protsess kestab, ei ole nüüd see, et oi, nüüd on kõik on ära parandatud ja enam midagi ei ole. Ikka on veel midagi paremaks teha ja kui on selline võimalus oma keha toetada ja toetada just seda, mis on minu arust loomulik, nimelt, et ka vanemas eas elada täisväärtuslikku elu, olla aktiivne, liikuda, tegeleda sellega, millega meeldib tegeleda, et see on minu jaoks jah, tohutu väärtus. Ja minu meelest on ka see, et meie keha ikkagi tahab kogu aeg saada natukene sellist putitamist. Ja üks põhjus on see, millest ma juba rääkisin, et me loomulikult juba vananeme, meie keharakud muutuvad, me kogu aeg muutume nagu kõik meie ümber, et üks asi, mis siin maailmas on kindel, et kõik muutub. Eks, et muid asju siin midagi kindlat ei ole. Aga kuna meie keskkond ja ümbrus on üsna siiski saastavad juba mõnes mõttes ja meie ümber on ikkagi keskkonnas väga palju sellist stressi, väga palju ärevust, väga palju kiirustamist, et kui me vaatame seda, mis oli meie elukeskkond, ütleme siin isegi kas või 100 aastat tagasi, kui palju vähem me saime informatsiooni, kui palju meie aju sai vähem informatsiooni
kuskil 150 aasta tagusega võrreldes see oli see, mida me saame praegu ühest ajalehest, oli vist see, mida inimene sai seal mitmekümne aasta jooksul informatsiooni vanasti. Et see, me peame arvestama sellega, et meie tehnoloogia ja kõik see on arenenud nii palju, et see on mitmekümnekordselt arenenud, isegi mitmesajakordselt arenenud, aga meie aju oma arenguga ei saa areneda nii kiiresti sellele järgi ja meie keha ja meie aju ei ole kogu seda infot võimeline sellisel kujul vastu võtma ja keha hakkab iseenesest seda kaitsma ja see ongi see, et need igasugused ärevused ja depressioonid ja kõik see, mis meil tuleb. Ja see tähendabki seda, et me peame tegelikult, nüüd ma ütlen küll, et me peame oma keha eest ja oma pea eest, nii-öelda oma meele eest hoolitsema, on ju nii? Absoluutselt ja ei olegi vaja minna, meil isiklik kogemus ju 100 ja 150 aastasest tagusest ajast puudub, aga minna tagasi meie lapsepõlve 70-ndatesse, kui erinev oli elu siis, kui erinev oli see info hulk ja kindlasti ma olen seda meelt, et meil ei ole vaja sellist hulka infot. Mina isiklikult ei tarbi mingit, mul ei ole raadiot, mul ei ole televiisorit, ma ei loe ajalehti, ma ei loe uudiseid ja ma saan suurepäraselt hakkama ilma selle mürata. Kõik see, mida mul vaja on, see info jõuab minuni ja mul on oluliselt rahulikum. Absoluutselt ja kuidagi loomulikul teel või sellisel orgaanilisel teel me jõuame oma elus õigete ja huvitavate inimesteni ja kui me hakkame seda liigselt nii-öelda push ima ja liigselt seda tagant sundima, siis pigem lükkad selle võib-olla hoopiski teelt kõrvale, et see on küll. Ja selle infoga tõepoolest, et ka see, et meil ei ole vaja kogu aeg võtta ja õppida midagi uut või uut kursust võtta, et võib-olla kõigepealt võiks alustada sellest, et õppida ära oma keha tundma, on ju, et oma kehaga sõbraks saada ja õppida tundma, mida sinu enda keha ja sinu enda parim sõber sulle räägib, et ta tegelikult on ülimalt tark, ta on palju targem, kui sa arvata oskad. Ja samamoodi mitte ainult keha, aga kindlasti ka tasuks tundma õppida oma meelt ja selle asemel, et võtta kogu aeg vastu seda, mis tuleb väljastpoolt, keerata see asi nagu teistpidi, minna sügavale enda sisse ja seal on nii palju avastamist, et meil on ka minul ja minu partneril on samamoodi podcast, kus me tegelemegi tegelikult selle meele tundmaõppimisega. Ongi podcasti nimi All About the Mind ja see on nii lõputu ja põnev teema, millele saab läheneda nii paljudest erinevatest vaatenurkadest. Ja see on huvitav veel ka, et selle meele tundmaõppimisega võib teha, ma ei tea, kursust 2 aastat, on ju, aga samas võib ka mingi tehnika olla, mis aitab sind ühe korraga, on ju, ja ütleme loomulikult eks selle meele vaigistamisega on see, et minu isiklik kogemus on näiteks see, et mõnel hetkel on seda meelt väga kerge vaigistada. Mõnel hetkel on mul väga kerge minna plõksti. Mingi asi viib mind kohe sinna sellesse vaigistunud meeleseisundisse, aga mingil eluperioodil või mingis situatsioonis ma ei suuda seda. Ja mida ma tahan öelda, et muidugi võib esimesel hetkel tunduda, et oi, ma olen aastaid sellega tegelenud, et sa oled ikka jube saamatu. Aga tegelikult ei ole, sellepärast, et see on uus olukord, me ei ole kunagi samas kohas ja samas seisukohas või tähendab samas olukorras, kus me oleme olnud juba. Ja see on täiesti uus olukord ja meil on tarvis uuesti seda õppida. Ja meil on kogu aeg õppida, aga samas ütleme, et neid erinevaid tehnikaid, erinevaid variante on tõesti nii palju ja sealt on see on nii huvitav tegelikult, kuidas me iseendale
kogu aeg üritame iseendaga manipuleerida ju. Just ja tihtipeale ka iseendale vastu töötada selle asemel, et ennast toetada, aga eks see ongi selline põnev, lõputu õppimise teekond ja no selleks me siin ju oleme, et ja kogeda. Absoluutselt ja no ütleme, et ma siin oma Ayurveda teekonnal märkan ka seda, et hästi see on nagu ühest küljest see on nagu naljakas, teisest küljest on see ka natuke kurb, aga ma ikkagi ka vahest märkan kahjuks seda, et kuidas isegi need inimesed, kellel on juba midagi, mingi terviseprobleem, püüavad kõigest hingest või kuidagi igatepidi mulle selgeks teha, et ei, nendel ei ole vaja sellega tegeleda, küll see läheb üle või küll see kuidagimoodi möödub või et ei, et ma võtan selle puhkuse või ma tegelen sellega siis, kui ma ei tea, keegi saab aidata mind või ma ei tea, mida iganes, et see on nii huvitav, et kuidasmoodi need asjad, millega tegelikult meil oleks vaja juba ammu 20 aastat tagasi tegeleda alustamist, et see meil ikka ei taha. Ja, sest ego ju tahab hoida sind selles väikeses turvalises kastis, sest ümberringi on kõik väga ohtlik ja kõik muutus ja kõik uus on väga eluohtlik, et jah, nii ta on. Et see on huvitav, et võib-olla siis meie tänasest vestlusest lõpetuseks nagu inimestele natukene seda mõtlemise kohta, et kuidas ma ise märkan seda ka aega, et see ei ole see, et ma näitaksin näpuga kõikide teiste peale, et oi, et kuidas te nüüd manipuleerite enda meelega. Ma iga päev märkan, et oi, mida mu meel teeb, jälle manipuleerib. Seda sa ei saa, sa ei ole piisav selleks, sa ei ole selline, sa ei ole teistsugune, et alati tasub enda käest küsida, et korraks nagu peatada, silmad kinni panna ja keskenduda, küsida, kas see on tõsi, mida see meel räägib. Et see ei pruugi olla tõsi, mida see meel sulle öelda tahab. Aga ma küsiks lõpetuseks siis, et mis see sinu jaoks on olnud see selline kõige vaum avastus või et mis enne ja pärast Indias käimist kõige rohkem sinu elus on muutunud? Ma arvan, et just nimelt need väärtused, et see mõistmine, et selleks, et olla rahul ja õnnelik, ei ole sul vaja neid asju. Et see rahu ja õnn on hoopis mujal ja see on tegelikult, see on jah siin ja see on siin, mitte selles ümbritsevas, ja sellist eesti keeles ei olegi head sõna. Inglise keeles on nii hea sõna, see humble. See ei ole päris alandlikkus, aga midagi umbes sinna kanti. Et see on ka kindlasti see, mida ma olen õppinud ja Indial on kindlasti koht minu südames ja see nii jääb ja ma tõeliselt armastan seda maad. Mina ka, ma olen sinuga nõus ja millegipärast see on nii huvitav, kuidas need ühed ja samad märksõnad mingil eluperioodil tulevad välja, et see alandlikkus on mulle ka koputanud kuklasse juba mitu nädalat võib-olla isegi. Ma olen mõelnud, et see alandlikkus on ikka nii oluline, et vahetevahel alandlikult teenida ja vastu võtta neid asju, mis meile tahetakse öelda, mitte oma jonni ajada, et ei. Et ega need niisama ei tule need asjad. Aga mina võtan nüüd otsad kokku ja ütlen Kairit sulle suur tänu, et sa olid valmis ja nõus ja kohe nii kiiresti nõus minuga tulema vestlema, rääkima. Mul on ääretult huvitav olla sinu maailmas see 1,5 tundi ja ma tahan kõikidele meie vaatajatele ka öelda suur tänu, et te olete kaunisti ja kenasti selle saate lõpuni vaadanud ja usun, et te panete kõik endale siit üht-teist
kasuliku kõrva taha, et tulge meie kanali jälgijaks ja laikijaks ja vaatajaks ja ma kindlasti edastan selle meie tänase vestluse alla ka Kairiti kontaktid ja võib-olla kui teil on ka YouTube'i kanal või midagi, siis edastan ka selle, et te saaksite Kairiti tegevustega rohkem tuttavaks saada iseseisvalt. Ja Kairitile igal juhul väga suur tänu. Ja mina tänan sind, Aet, selle võimaluse eest, et mul on alati hea meel ja ma olen alati valmis rääkima Indiast ja võib-olla ütleksin sinu vaatajatele ja kuulajatele seda, et kui me rääkisime ennem India värvidest, siis elage värviliselt, tooge oma ellu värve ja selle mõttega võib-olla lõpetaks. Just nimelt, elagu värvid ja värviline elu. Just. Kõike head kõigile ja kohtume jälle õige pea. Aitäh sulle. Aitäh kõigile.